Me kõik tuleme oma lapsepõlvest ja see, mida me lapsepõlves kogesime, on meiega siin ja praegu elus kaasas. Kui meie kogemused on olnud sellised, et me oleme tundnud ennast vastuvõetuna, aktsepteerituna, kaitstuna ja teretulnuna ja meie vanemad on armastunud ja võtnud meid vastu sellisena, kui me oleme, siis see moodustub elu jooksul selliseks positiivseks elutundeks ja saadab meid ka täiskasvanuna. Sellisel juhul me tunneme ennast elus ja siin maailmas turvaliselt. Me usaldame ennast ja suudame usaldada ka teisi. Ehk meis on siis olemas selline ürgusaldus, kodu meie sees, mis pakub tuge ja kaitset. Paljude inimeste jaoks seostub lapsepõlv aga halbade ja mõnedel isegi dramaatiliste kogemustega. Osadel inimestel on õnnetud lapsepõlved ja mõned meist ei mäleta sellest midagi. Kolmandad arvavad, et neil on olnud normaalne lapsepõlv, isegi õnnelik lapsepõlv, aga lähemal uurimisel selgub, et see on tegelikult enesepettus. Ja see väljendub selles, et inimese igapäevaelus just selline ürgusaldus ei ole kuigi tugev ja väga tihti selline inimene kahtleb. Ja siis otsitakse turvatunnet ja seda ürgusaldust kas siis läbi partneri, läbi oma töö, kolleegide, läbi oma laste või millegi muu. Kui aga sisemist kodu ei ole, seda ürgusaldust enda sees ei ole, siis väljaspoolt seda võimalik leida ei ole. Kasvades lapsest täiskasvanuks jääb see kogemus, mida me oleme lapsepõlves saanud alati meiega. Ja see mõjutab täiskasvanu eas meie suhteid, mõjutab meie igapäevaelu, mõjutab meie valikuid, mõjutab kogu meie elu. Kui me hakkame kontakti saama oma sisemise lapsega, siis see annab võimaluse jõuda lähemale iseendale. Hakata tähele panema oma soove, oma vajadusi, oma tundeid, oma piire. Võib öelda, et hea kontakt oma sisemise lapsega on võti oma sisemise väe juurde. Üks viis sisemise lapsega kontakti loomiseks on kasutada holistilist regressiooniteraapiat või asuda õppima holistilisse treeningusse.